nii, meie USA tuur on läbi saanud, sõidame nüüd siit Long Islandilt oma hotelli poole New Jersey'sse ja minu poolt on see kõik, võib-olla teised tahavad midagi lisada. Saime ka, nagu Kristjan ütles, saime viimase esinemise tehtud, meil on päris palju esinemisi tehtud. Nii, oli tore õhtu, tantsisime, laulsime, tegime ringmänge. Oleme jõudnud longi peale, millega me peaksime jõudma enda viimasesse hotelli, kus saaks asju pakkida ja liikuda lennuki peale, Eesti poole. Eestlastele Ameerikas esineda on alati tore, aga tahaks eestlastele Eestis esineda. Koduigatsus on juba päris tugev peale, aga natuke on jäänud. Varsti olemegi kodus, saame eestlastele esineda, aga need eestlased, kes siin elavad, on ka väga soojad inimesed. Väga tore, õpetasime neile lastele muide trikke ka, kõik olid väga sillas. Super. Väga positiivse mulje jätab Eesti kogukond Ameerikas. Nad ei unusta oma kodumaad, lastele peetakse kodutunde, ajalugu, lauldakse Eesti laule, õpitakse eesti keelt, väga positiivne. Vennad lubasid ise siis Long Islandil järgi tulla. Vennad lõvisüdamed. Vennad lõvisüdamed. Üksi tulevad. Asjad on meil koos ja me hakkab minema ja esinema. Lapsed ootavad ja teised lapsed magavad ja ega ongi uneaeg on juba ju. Vaat nad on nii noored alles. See lõunauni on tegemata. Siis peab kuidagi Ka viimasel päeval oli omavaheline pinge veel õhus. No, lubasid järgi tulla ise Long Islandile. Aga tulete Long Islandil ise järgi? Tõenäoliselt. Tulete jah? Väga äge. Nii, lähe. Ole vaid! Patrulli. Siivule laidaks muhtnud ära. Patrulli. Igas sadamas ja metroos on üks eestlane. Ka New Yorgi metroos kohtasime siis Lasnamäelt pärit eestlannat. Minu nimi on Riine. Olen Tallinnas. Kristjan. Nii hästi siis kohe nüüd. Väga äge tegelikult. Väga äge. Oleme kohanud vist äkki kuskil 2 nädala jooksul. Ma olen 10 inimest, kes üldse Eestit teavad. Eile kohtasin mingit ukrainlast. Tema teadis, aga ta ei jätnud neile väga positiivset muljet endast. Et vähesed ikka teavad. Enamus arvab, et Saksamaa või Venemaa. Siuke julge pakkumine, 2 riiki. Euroopas. They ask me like, where are you from? And I go like, I'm from Estonia. They're like, yeah. Before you lived in Astoria, where are you actually from? Astoria is neighborhood in Queens. And then they'd be like, oh, you're the first person I met from Estonia. Yeah, everybody tells me so. Yesterday we were in a black pregnant cat. Off the wagon. Yeah, off the wagon. That's a nice one. And the other place was the pregnant black cat or fat black cat, black, something like that. Fat cat, it was something. Those 2 places, they were pretty needy, but what are the other places? We have like last night left, so what is the place that we definitely should go? My favorite is the Mint Fiddlers. Midfield? Mint Fiddlers. It's on 47 and 8. It's close to Times Square too.
Okay. But you should go there at night and drunk. Otherwise, there's nothing to do. You have to be really drunk before you go there. Yes, but it's a lot of fun. In that place, in that case, I guess all the places are pretty fun. But this is the best way for us. Okay. nii kaugel ja kaua ära olles ei tohi kindlasti ära unustada kodus igatsevaid kallimaid. Mu Sirje, oled hiigelsuur. Isegi kui ei tea nende täpseid mõõte. Victoria's Secretsi pesupoes oleme siin ja kuidagi ei tea oma naisterahvaste mõõtu rindadel. Ja kätte järgi nagu tehakse iseenesest. Leidsime, ütleme paariliselt. Perfect match. Jah. Aga kuidagi nagu tahavad täpsemalt mõõtu, siis näitasin pilti lihtsalt Apple'is. So, according to your conversion of 80 degrees, this would be her bra size. But according to the picture, this is too small. This looks too small, right? It looks too small. Okay. I'm going to give her a 36 double D. I think she's going to be more of a 36 double D, okay? From the picture. Teksteri õde. Iidi. Pildi järgi võtavad ikka päris hästi ikka asja ja vaata, pildi järgi tundub, et ikka on ikka suuremat vaja ja siin ma vaatan ise ka, et Naisel oleks suuremaid rindu vaja. See on õige. This, according to her picture, she looks like she's about a Sa ei pea 36 seda double võtma, D. lihtsalt sa näitad This is suurust. only a 36D. I wouldn't go any smaller. I wouldn't go any smaller than a 36D. I can put my head. You can put it like... Do you have a model that we can see like... Like on a mannequin? Yeah. Our mannequins wear a 34B though. Our mannequins are small. Okay? And then pictures. What was the other? Did you find the picture? Merkal on kindlasti. Do you know what size she wears in Estonia? 80B. 80B. That's a 36B. Yes. Yes. Okay. She's got big boobs. Okay? I think this is gonna be too small on her. Victoria's Secret. Ma arvan, et see tähendab, et tegelikult Victoria saladus ongi niimoodi, et sa tuled oma naisele rinnahoidjat ostma ja siis see on saladus. Aga ma isegi ei saa aru, kas see C-korvis alati need numbrid hakkavad otsast peale või ei hakka või? Kui tihkalt kinni paned. Ja mul on kodus püksikummi, me võime pikemaks teha. Kerto kannab. Mis suurust, mis mõõtu? Rinnahoidjad. Jah. No enam-vähem mõtle, mis su inumõõt on ja siis ütle, kas on suurem või väiksem või mis mõõt sul üldse on? Jah. Sul on suurem kui Merkal. Päris raske. Selles mõttes, et ma arvasin, auto valimine on raske, aga siin on vaja ikkagi autole õli vaja, et hästi määriks. Victoria's Secretist ei ostnud midagi. Sõna. Jah, Victoria's Secret siis kui kõik püüdsid oma silma ja käemälu järgi otsida oma kaasadele pesu, siis Carlo käis välja sellise veksli, et me ostame pesu ära ja otsime naised pärast sinna sisse. Siit tuleb numbrid nagu naksti, tead, hirmus kallis see pesu. Aga ütleme nii, et naised on kallimad meile. Et see pisike summa siin, mitte väiksed numbrid, see on tühi asi selle kõrval, mis naised meil on. Ja numbrid tiksuvad nagu tanklas tiksuvad juurde. Iga magneti pealt hüppab kohe siit ja siit. Paneme need kokku või? Ja, tuleb odav. Siuke kotti teis või? Ma räägin, et peaks vaatama, mis palju mida on. 189 juba. Praegu me näeks näol. Minu aeg võib olla läbi lööma. Suurlinna mastaabid ajasid paljud asjad keeruliseks. Ja siin on nüüd puhas näide sellest, mida jonnakus teeb sinu tervisega.
meie kasutame metrood. Tema ei taha metrood kasutada, tema tahab teha asju teistmoodi lihtsalt sellepärast, et mitte teha asju nii nagu meie teeme. Nüüd ta siin lonkab siis edasi tagasi. Päris kurb. Metroost ega väga mõne paari päevaga või ei saa väga sõtti. Aga tänavatega läks lõpuks lihtsaks. Ühtepidi on tähed, teistpidi on numbrid. Et üsna lihtne ja loogiline tegelikult. Ikka seal oli tänavaid palju, et ikka jala sai seal õhtul ringi jalutada, et täpselt aru ei saanud, kus olid või kus ei olnud käinud. New Yorgiga oli see, et kõik tänavad ja on siuksed nii-öelda blokkidena, nagu nad ikka need kutsuvad. Et selle kõik oli samasugune, lihtsalt nagu blokki järel. Oligi, kui me kõndisime New Yorgis ringi, õhtul otsisime teed, kuidas saada hotelli. Siis me kõndisime umbes 20 või 25 blokki. See oli ikkagi päris pikk maa, et jõuda metroojaama, kust omakorda jõuda rongi peale, metroo peale. New York oli tegelikult see süsteem ühelt saarelt teisele oli päris keeruline, sest sealt sai ainult kas läbi tunneli või metrooga. Üle nagu selle jõe ise nagu ei saanud. Kuigi kaardi pealt oli näha, et viib sild üle, jalgsild. Läksime sinna jalgsilla juurde ja otsime silde ja lähimas nägemisulatuses ühtegi silda polegi. Poodid lõpetasid vist kella 8 tegevuse. Ja metrooga sõitsime, mis ei olnud... Ma kutsun ette, et see on vähe hullem. Sest filmidest nagu on näha, et metroojaamad ei ole kõige puhtamad ja mingid inimesed on seal istuvad ja tegelikult see ei ole nii hull. Raske on? Ei ole raske. Külm on. Ja väsimus võtab võimust. Mingi ma ei tea, vedelike puudus äkki näiteks. Võiks olla midagi taolist või elad on krampis käia ja ei kannata palju, aga lullu kõigest me lähme esinema nüüd kohe varsti, küsid vedude pealt maha saame. Küll jalad soojaks saab ja küll tantsud ära teeb, ei ole probleemi. Siis teeme selle viimase esinemise ära. Järgmise plaanime, tõenäoliselt teeme Rootsis ka ühe. Hoog on nii kõva sees, et Rootsis ka ühe. Midagi rongi ei jäänud, ma korra veel vaatan. Reisistress ei andnud viimasele esinemisele suurt midagi kaasa. Väike kodumaa igatsuski. Ja kuule seda muusikat. Siis on. Ilus on Eesti. Hakkab on tühjaks sama. Kas sul on mingi laadja kaasas? Nogutsid? Aga vastuvõtt oli väliseestlaslikult soe ja tore. Vist ennem ei igaksust mitte. Kusjuures oligi seltskond ju jagunes niimoodi, et Lakewoodis olid eestlased, kes olid või kelle vanemad olid siis sõja eest ära läinud. Ja New Yorgi või siis seal Long Islandil noorte lastelaagris olid siis pigem need lapsed ja lapsevanemad, kes on hiljem läinud kas siis lapsehoidjaks Ameerikasse või lihtsalt õnne otsima, et nagu teine kontingent või seltskond. Ja meil on väga tore siin, meil on 2 aastat järjest on siin Eesti Kooli laager ja meil on lapsed tulevad kohale ja me mängime ja tantsime ja meil on väga tore, et see aasta me saame teid võõrustada. Me oleme kõik väga juba valmis vaatama ja võib-olla kaasa tantsima pärast ja kaasa laulma. Siin käivad koos siis vabalt saavad tulla kõik igas vanuses noored või on see... No Eesti koolis on meie kool tegelikult toimub New Yorgis nagu linnas ja siis sinna on kutsutud kõik
kes tahavad eesti keelt õppida, eesti keelt või kultuuri. Aga siia laagrisse me kutsume kõik lapsed kohale, kes tahavad tulla ja enamasti on meie kooli lapsed, paar üksikut on ka mujal. Väga äge. Et, aga enamus oskavad nagu saavad aru või räägivad? Siin grupis praegu on kõik, kes räägivad ka päris ilusti eesti keelt. Aga meie koolis on ka päris palju neid, kes ei räägi peaaegu üldse. Kodune keel on enamasti ongi inglise keel kahjuks. Aga praegu on suve lõpp ja lapsed on tulnud enamasti Eestist. Ja siis eesti keel on paremaks ka läinud. Vanavanemad ikka jah. Et enamikel meist kõigil on vanemad on Eestis või vanavanemad on Eestis. Kõik poisid ootasid Eesti koolis esinemist väga. Mina sain lõpuks enda abitsatest lahti, mis ma olin tirinud terve selle USA reisi kaasas. Lõpuks sain koti kergemaks. Et see oli äge. See sõit sinna oli üpris pikk. Ma tean, kõik liikmed vist magasid, siis sinna sõites kõik vist jäid magama. Aga tagasi tulles enam oligi, siis hakkas tekkima tunne, et me lähme ära sealt. Ja osaliselt oli see nagu siuke, et jess, nüüd on kõik, aga osaliselt oli siuke, et sest see oli siuke nagu viimane checkpoint ja peale mida me tegelikult pidime lahkuma USA-st. Et oli siuke natuke kurbet ka. Kas pärast võiks paar ringmängu ka teha? Iseenesest ju võiks, aga ei teagi, mis ringmängu. Meil on muidu mingi ringmängu raamatul lausa olemas, et kui... Ikka võib, miks ma ikka mõtlen? Ma teeme siis pärast ringmängu, siis meie üks õpetaja ei pea tegema ringmängu. Aga olete valmis, jah? Jaa. Pingelangus pärast rasket esinemist. Sa lähed sinna Ameerikasse, lähed sellesse USA kogukonda, Eesti kogukonda USA-s ja kuidagi nagu nii soe vastuvõtt ja ma tunnen nagu kuidagi nagu rohkem nagu eestlasena ennast. Eesti, ma ei ütle, et nagu Eestis nagu see on see vähendamine eestlane, vaid kui sa lähed sinna USA kogukonda selle eestlastega. Tähelepanu on teine. Tähelepanu on see, aga kuidagi see sa kodust nii eemal, sa igatsed koju, aga sa oled nagu samas sa näed eestlasi, kes on nagu üks veri, üks maa, kõik keel ja äge tunne nagu tegelikult, et neil see kogukonna süsteem toimib siin USA-s. Mulle nagu see esinemisest on nii palju, et mina tundsin küll, et selle pika reisi peale on väike väsimus kontides, jalgades, vaimus ja pisikene vaimus ei ole pisikene väsimus on tulnud ja pisike koduigatsus võib olla ka igatsed oma inimeste järgi natukene juba ja kuidagi nagu see esinemise eel oli siuke tunne, et taha nagu väga nagu äkki saaks midagi nagu murraks jala ära või midagi tantsi. Jalad natuke varusid ka igast kõndimisest New Yorki, kui meelda New Yorki, siis ma meeldan kõndimist suurel määral. Aga kui ka lavale läksid inimestega oli vahetud kontakti seal lava peal, siis tunne läks üle ja siis ma tahtsin veel midagi teha. Midagi kuidas sinul tööd oli? Kõndi jalutamine. Nüüd me saime ilusti autoga, vahetud eestlased tegid ilusti autoga, tõid, viisid, tegid. Ei no ikkagi see põhijalutamine on ikkagi õhtuti ja hommikuti. Ka öösel. Une ajal. Rännakud. Keegi kõnnib unes. Aga Siimu jäi reisi lõpuni painama elutähtis küsimus. Mis maksavad need madalad majad? Sõidan, seal on kaev, millel põhja ei ole, mul on bambusest laev.
ainelised lained kajavad kajakat, muinasjutuainelised ained, ekstraterrestriaalsed majakad. Sõidan, seal on kaev, millel põhja ei ole, mul on bambusest laev. Nii, et väga kuulus tunne. Väga kuulus tunne. Lainelised lained kajavad kajakad, muinasjutuainelised ained, ekstraterrestriaalsed majakad. Pedro! hoia baby. Ma olen mingi eriti lapse näoga. Mingi värdi näo. Sinust saab väga lihtsalt aru ju. Minust või? Ei, Alarist. Vaata lama paisud. Mina, Karlo, tohime olla korralik keha on alla tehtud. Kristjanil on ka väike. Kes see paks on? Kristjan on välja nagu Savisaar. Pedro, ja kes see seal Siimu kõrval on siis? Arvo ju. Lapse näoga. See on Taami. Ei no jää, see on... Ma olen nagu eriti haige näoga. Jumala äge. Mingi rusikas on ka kuidagi. Savisaar on normaalne ikka. Ista pole üldse näoga. Väga äge. See on parem, kui ma oskan aru. Jaa. Savisaarna. Kõeks Savisaar. Aga siuke kõrv on. Põleb habe, ma ei saa, kus ta selle leidis. Vuntsi habe kogu aeg kees. Sul ongi siuke. Näita. Tal ongi täpselt siuke. Väike Pedro. Kõik tõdesid siiski, et kunstnik tabas nende olemust täielikult. Kõige suurem saar olen mina.